tere tulemast ja täna räägime millestki, mis mõjutab meid absoluutselt iga päev. Alates sellest, mida me hommikul selga paneme, kuni selleni, kas õhtune grillipidu toimub või mitte. Just nii, räägime ilmast. Vaatame koos, mis see tegelikult on ja kuidas see meie elu kujundab. Nii, vaadake korraks seda pilti. Uskumatu, eks? See on täpselt sama park, aga need välja nagu kaks täiesti eri maailma. Ja ainus asi, mis on muutunud, on ilm. See näitab, kui tohutult võimas jõud see tegelikult on. See võib muuta koha, mida sa arvad end tundvat, lausa tundmatuseni. Ja see mõju ei ole ainult maastikule. See on ju see, kuidas sa oma päeva planeerid. Kas sa paned hommikul jalga kummikud või tossud? Kas sa võtad kaasa vihmavarju või päikeseprillid? See kujundab meie plaane ja olgem ausad, tihtipeale ka meie tuju. Kas pole nii? Okei, aga kui me räägime kogu aeg ilmast, siis mis see tegelikult on? Lähme nüüd asja tuumani ja anname sellele konkreetse definitsiooni. Põhimõtteliselt on see päris lihtne. Ilm on lihtsalt atmosfääri seisund, aga siin on üks väga-väga oluline konks. See on alati seotud kahe asjaga, konkreetse koha ja konkreetse ajahetkega. Ja just see teebki ilma nii ettearvamatuks. See, et hommikul paistab päike, ei anna ju mingit garantiidi, et õhtul ei saja. Tänane ilm on peaaegu kindlasti teistsugune kui homne. Ja isegi praegu, samal ajal, võib Tallinnas olla täiski selge taeves, aga Pärnus kallab paduvihma. See ongi ilma olemus, see on pidevas muutumises. Hästi, kui me mõtleme ilmast kui mingist kokteilist, mis pidevalt muutub, siis mis on need koostööosad, millest see kõik kokku segatakse? Vaatamegi kohe lähemalt. Just nii. Mis need erinevad tükid siis on, mis panevad kokku selle pildi, mida me iga päev kogeme, see, mida me näeme ja tunneme? Ja siin see ongi, justkui ilma retseptiraamat. Mõned asjad on meile tuttavad, me näeme neid iga päev, päike, pilved, vihm või lumi. Aga siis on mängus ka sellised nähtamatud jõud, nagu õhurõhk ja õhuniiskus. Ja just kõik need asjad koos loovadki selle, mida me kutsume ilmaks. Nii, teeme kiire ülevaate. Õhutemperatuur, pilvisus, sademed, need on ilmselged, eks? Me märkame neid kohe. Tuule kiirus ja suund on ka tavaliselt hästi tunda. Aga just need viimased kaks, õhurõhk ja õhuniiskus, need on need vaiksed nähtamatud tegijad lava taga, mis teevad ilmaennustamisest tõelise teaduse. Aga mis on see tõeline suur jõud, mis eriti just Eestis ilma kogu aeg ringi käärutab? See pole ükski neist väikestest elementidest eraldi. See on midagi palju suuremat, midagi, mis on pidevas liikumises. Me räägime õhumassidest. Ilmamuutus näitab, et üks õhumass on asendunud teisega. See lause ütleb tegelikult kõik. Iga kord, kui Eestis ilm muutub, ja me ju teame, et see juhtub päris tihti, tähendab see seda, et üks hiiglaslik, täiesti erinevate omadustega õhukogum on lihtsalt teise eest ära lükanud. Ja see kaart siin näitab täpselt, kuidas see käib. Meie asume justkui ristteel. Läänest Atlantilt tuleb soojam ja niiskem õhk, põhjast Arktikast tuleb külm ja kuiv õhk ja idast mandri sisealadelt jällegi omamoodi ilm. See ongi pidev võitlus meie peade kohal, mis määrab, kas meil on soe suvepäev või karge talveilm. Okei, nüüd on selge, et ilm on üks keeruline ja pidevalt liikuv süsteem, aga kuidas me siis üldse suudame ennustada, mis homme või ülehomme juhtub? Ja siin ongi kogu asja konks. Kui sa tahad teada, mis ilm on homme sinu kodus, ei ole mõtet lihtsalt aknast välja vaadata. Ilmateadlastel on vaja teada, mis toimub sadade, isegi tuhandete kilomeetrite kaugusel, sest just sealt ongi sinu homne ilm praegu alles teel. Kogu see andmete kogumine saab alguse siitsamast maapinnalt. Kujutage ette tervet võrgustiku ilmajaamu, mis on laiali pillutatud üle terve Eesti. Nemad on justkui meie valvurid, kes moodavad pidevalt, mis koha peal toimub. Ja ärge arvake, et see on mingi väike võrgustik. Ainuüksi Eestis on neid ametlikke jaamu üle 45. Iga üks neist muudab temperatuuri, tuult, sademaid ja palju muud. Mõelge, milline tohutu andmehulk sealt iga päev kokku tuleb. Aga sellest, mis toimub maapinnal, üksi ei piisa. Et näha suurt pilti, peame minema kõrgemale, palju kõrgemale. Ja siin tulevadki mängu ilmasatelliidid. Nemad annavad meile selle globaalse vaate, näitates, kuidas terved õhumassid liiguvad üle planeedi. See on absoluutselt hädavajalik, et teha pikemaid ennustusi. Nii et kui see kõik kokku võtta, on protsess kolmeosaline. Esiteks, andmete kogumine nii maalt, jaamadest kui kosmosest satelliiditelt. Teiseks, inimese aju, ilmateadlased ehk meteorologid, kes seda kõike analüüsivad. Ja kolmandaks, masinajõud, ülivõimsad arvutid, mis töötavad läbi need meeletud andmemassiivid ja arvutavad välja selle ennustuse, mida sina oma telefonist näed.
Nagu te näete, on ühe ilmaennustuse taga ikka tohutu töö ja teadus. Aga miks me seda kõike üldse teeme? Miks see nii oluline on? Kõige esimene ja kõige lihtsam vastus on muidugi ohutus ja varakaitse. Kui sa saad hoiatuse, et tuleb tugev torm, siis sa tead, et ei tasu autot selle vana puu alla parkida. See on väike asi, mis võib päästa sind suurest jamast. Aga mõtleme korraks veel suuremalt. Lennukid ja laevad. Nende puhul ei ole ilmaennustus lihtsalt kasulik. See on elutähtis. Ükski piloot ei tõuse õhku ja ükski kapten ei lähe merele, ilma et ta teaks täpselt, mis ilm teda ees ootab. Siin on kaalul juba inimelud. Ja siis tuleme tagasi maapinnale. Meie igapäevane liiklus, eriti talvel. Hoiatus libeda tee või lumetormi kohta on ju kriitilise tähtsusega. See aitab meil kõigil ootumalt kohale jõuda ja teehooldusfirmadel teada, millal on vaja lumesahad välja saata. Nii et kes seda ilmaennustust siis vajab? Mõtleme korraks. Aidnikud, ehitajad, meremehed, matkajad, piloodid, laevakapteenid, isegi bussijuhid ja sina, kui sa hommikul tööle sõidad. Lõppkokkuvõttes põhimõtteliselt me kõik. Me sõltume ilmast palju rohkem, kui me tavaliselt mõtlemegi. Nii et järgmine kord, kui sa oma telefonist ilmateadet vaatad, siis ära lihtsalt vaata numbreid. Peatu korraks, mõtle kogu sellele teadusele ja tööle, mis selle lihtsa ikoni taga on, ja küsi endalt, miga see väike kaart mulle minu homse päeva kohta tegelikult räägib.